mul seda puhkust ei ole kuskilt paista veel. Kuidas nii, sul teeb ju Cloudbot kogu töö ära, et siis... No teeb jah, aga probleem on see, et ta teeb nii kiirelt ja nii palju, et siis nagu on tööd palju rohkem kohe, vaata. see mingi täiesti... Sa jõuad vaevu ühe aknaga ära kirjutada. Ja no sa jõuad ühes aknas ära kirjutada, et teha midagi ja siis juba teine hakker ütleb, et tal on valmis, siis sa hakkad sellega tegelema. No ega siis ilma asjata seda selle kratiga ei võrrelda, et pead aina tööd ette andma, muidu tuleb käest ära. Muidu tuleb peremehe kallale. Ja, täpselt. Tere taas Algorütmi kuulama, eetris on meie 326 episood, mille toovad teieni LHV, Nortal ja Cloudborn. Minuga koos on täna stuudios Erik Jõgi ja meie külaliseks on täna paljudele kuulajatele juba tuttav Stenver Jerku, kes oli Algorütmi eetris viimati septembris, kus ta rääkis väga praktiliselt AI rakendamisest tarkvara arenduses siis. Seekord räägime Stenveriga siis juba moodsamatest tehnoloogiatest, et septembrist alates on selles valdkonnas väga palju muutunud ja räägime nimelt siis Cloudbotist ja kuidas seda vähki süüa. Või et kuidas seda mitte süüa, et see on ka võib-olla nagu oluline selles valdkonnas. Aga tere Stenver taas Algorütmi. Tere, aitäh kutsumast Priit ja Erik ja kas ma teen kiire tutvustuse ka igaks üks uuesti? Ole hea tee ja, et meil, kuigi see eelmine episood on meil kõige popim, nagu me siin enne rääksime, läbi aegade Algorütmi kõige populaarsem episood, siis need, kes seda veel kuulata ei ole jõudnud, nende jaoks oleks kindlasti hea teada, kellega neil tegu siin on. Jah, aitäh, ma olen ka väga palju kuulnud selle episoodi kohta ja väga paljud on tulnud minuga rääkima, kuidas pärast seda hakkasid katsetama AI kasutamist ja selgelt on septembri ja praeguse vahel Eesti arendajate mindsetis suur muudatus käinud. Aga kiire ülevaade siis minust, et ma olen siis Stenver, ma olen siuke sari ettevõtja, teinud siin startup terve elu. Ja ise olen tarkvarainseneri taustaga, et ma olin Clias 7 arendaja või 7 töötaja lausa. Ja siis nüüd ta on siuke miljardi ettevõte ja pärast seda asutasin e-agronomi, mis on üks suur siin põllumeestele teeb tarkvara, olin CTO seal ja siis tegin siin SolidWorldi, mis oli süsiniku krediidiettevõte, mis kukkus kokku ja siis nüüd siis Solterat, kus me haldame 4000 elektrijaama üle Euroopa, oleme kasvanud 30% kuus, igal töötajal on AI agendid, oleme üli AI first ettevõte, ma arvan Eestis number 1 adapter, võin suht julgelt öelda ja ühesõnaga igal sammul proovime leida viisi, kuidas enda tööd tehnoloogiaga võimendada ning läbi selle aitame Euroopa energiaturvalisust tagada, mis on väga tähtsam kui kunagi varem ja siis ka taastuv energiapööret ning jah, meil on eesmärk ehitada miljardi firma alla 30 töötajaga ja ma usume, et see on ainult võimalik tänu AI-le ja vaadates, kui kiirelt AI areneb, siis aina reaalsem see ka tundub. No enne kui me päris hakkame sellest rääkima, et kuidas te siis seda kasutate või mida te sinna kokku olete endale ehitanud, võib-olla alustaks ka sellest, et me täna räägime, ma saan aru, peamiselt Cloudbotist. Et siis ma arvan, üsna oluline see taust nagu natukene lahti rääkida, et mis asi see üldse on, millega see tegu on. Ja ma võin seda ise teha, selles mõttes, et see on hästi nagu, ma seda tüübi nime ei mäleta, kes selle asja arendas. Tema point oli selles, et puudu on platvorm agentide orkestreerimiseks, mis oleks lihtsasti kasutatav, et oleks hõlpsam endale igal ühele agenti püsti panna, kellel ei ole tingimata nagu arendaja kogemust. Ja tema esimene iteratsioon oli siis selles, kuidas siis sa said põhimõtteliselt Anthropicu AI mudeliga suhelda üle WhatsAppi. See oli siis lihtsalt see kõige esimene versioon, tänaseks on seal juba ilmselt, ma ei teagi, kui palju neid tööriistu on, mingi hetk oli neid üle 50, mida sa said sinna hästi kergesti külge klikkida ja linkida, ehk siis, et kõik emaili kliendid, chati kanalid ja nii edasi.
ja mingi hetk ta siis vahetas terve rida neid nimesid ka, et kui ta oli Cloudbot oli alguses, siis ta oli Moltbot ja nüüd siis on OpenClaw seesama asi. Et heal lapsel mitu nime või siis noh, ei tea, võib-olla need nimesid on natuke liiga palju juba tänaseks. Aga see on see asi, mina olen kuulnud, et staatilised nimed ongi kiviajast, nii et. Et peakski olema selline kogu aeg nagu dünaamiliselt vahetab, et päris hea. Et see on siis see asi, millest me täna räägime. Eerik, kui palju sina oled sellega kokku puutunud või kas sul on õnnestunud ka sa endale kuskile Mac Mini peale tiksuma panna, mis tundub üks uus trend olevat? Mina olen siuke vana ja dinosaurus, et ma ei ole julenud veel seda kuskile installida või pigem minu mure see olnud, et ma ei ole tundnud seda muret või vajadust, et ma ei tea, mis probleemi ma lahendama peaks sellega, et see pein on puudu. See on see küsimus pigem, et küll ma selle koha leiaks, kus ma selle püsti paneks. No võt, siis meil on hästi esindatud, sest mina olen see AI FOMO mees, kes on nagu selle asjaga tutvunud, mul on nagu kuskil juba mingisugune põhi ette tehtud, aga vaata, noh, kuna see on tulnud nagu sellesse, et see alati on nagu see lisategevus, ma ei tea, töö, trenni ja pere kõrval on ju, noh, et siis ma kuidagi nagu tahaks sinna minna, aga ma ei raatsi nagu, võib-olla see valu on ka nagu, pole nagu piisav. Et saan kõik arved teistmoodi makstud, et ma ei pea AI botiga seda tegema. Et siis ma nagu ei ole jõudnud seda nii-öelda lõpuni viia. Võib-olla siis Denver annab meile põhjust, miks seda siis teha, miks seda sammu siis päriselt nagu lõpuni viia nagu enda jaoks. Jaa, ma lisan paar asja selle boti kohta ka ja see autori nimi on Peter Steinberger, kes on tegelikult väga-väga värvikas kuju ja ta on väga aktiivne ka igas sotsiaalmeediates kommenteerimisel ja rääkimisel ja noh, siukene ülikonkreetne jõmmivend, kes nagu põhimõtteliselt ei karda enda arvamust avaldada. Ja noh, tal loomulikult, kui OpenClaw välja tuli, tal lensid kõik riskikapitalid ukse taha ja nii edasi, sest tegemist on maailma kõige kiiremini kasvava open source projektiga. By far, nagu mitte ühtegi projekti maailmas pole olnud, mis nii kiirelt on kasvanud. Ja mina isiklikult olen kindel, et see on invention of the year, vähemalt tarkvara maailmas. Ja ma läksin väga üllatunud, kui siit tuleb mingine uus asi, mis on veel ägedam see aasta. Sest et minul on ta... No nüüd on ju NanoClaw ja mingid uued, mis on sinna peale ehitanud ja teevad seda sama asja ainult paremini ja turvalisemalt ja väiksema koodimahuga ja kõik. Nojah, eks alati tuleb neid iteratiivseid samme, eks ju, aga see on ikkagi breakthrough samm selles mõttes, et minul isiklikult on ta terve elu suutnud 3 nädala nagu pea peale keerata ja praeguseks me oleme OpenClaw igale endale töötajale nagu rolloutinud. Ehk siis meil on nagu... Kas sa tead seda ka, kui palju ta kasutas AI-d selle asja arendamiseks või kui palju, kas ta on nagu rääkinud, kirjutanud kuskil sellest, et oi, siin oli mingi koodijupp, mida ma ikka pidin ise kirjutama nagu? Ma nii palju ei ole lugenud, aga ta kindlasti kasutas nagu väga jõhkralt. Ma saan aru, et see ei ole ka nagu päris vibe code'itud asi, et see on nagu natukene nagu, et ta teab ja oskab seda, tunneb seda maailma. Ja tegemist on ikkagi eduka sari ettevõtjaga, et tal on varem olnud suuri exiteid ja nii edasi, et noh, ta on nagu värisid ehitanud ja teab, kuidas asju teha ning praegu on niimoodi, et sellel repol on umbes 4000 PR-i lahti. ja see on nagu nii overwhelming kogus, et ta on pidanud ehitama AI boti süsteemid, ütleb, et mitte keegi maailmas ei suuda teenindada nii palju nagu PR-e, kui meie saame igapäevaselt ja ta on põhimõtteliselt teinud mingi boti süsteemid, mis triažib, et mis PR üle vaadata, mida esimesena prioritiseerida ja nii edasi. No põhiliselt ta keskendub security'le praegu. Aga jah, ühesõnaga, et see on nagu väga-väga võimas ja õhker, mis seal toimub. Vägev. Nii, aga sa ütlesid, et see on sinu elu 3 nädalaga kõik pea peale keeranud, et mis see pool siis tähendab, et mida sa sellega siis teed, millele sa ligipääsu oled andnud, et päriselt loeb su emaile, tuvastab arved ja siis maksab ise ära. või päris nii julgeks sa pole läinud, teed sa sellega investeeringuid või arendad ainult koodi, mis tundub ainult koodi?
Ma mõtlesin seda samamoodi teha nagu eelmine kord, sest mulle tundus, et inimesed hindasid seda, et ma jagasin ekraani ja lihtsalt ei rääkinud asjast, vaid näitasin ka actually sisu, kuidas ma seda kasutan ja nii edasi. Aga enne kui ma jagan ekraani, siis minu meelest on OpenClaw breakthrough kõikidel asjadel, mis nagu ei ole koodiga seotud. Et kui sa oled nagu arendaja ja sa juba praegu kasutad Claude Code'i or Codex CLI'd või kursorit, siis tegelikult sul on juba üsna hea tooling olemas nagu. Et nagu selles osas ma ülitugevat hüpet ei ole näinud, kui siis ainult see, et nüüd ma saan tänaval kõndida ja ma olen seda teinud ka ja siis ma saadan talle voicemaili OpenClaw'le, siis ta teeb mul midagi ära, kas siis vibe code'ib mingi täiesti iseseisva POC lahenduse, mida mul on vaja või siis teeb mingi alternatiivselt, eks ju, et mingi väikseid asju saab nagu paluda, et ta su olemasoleva repos teeks, kui sa tahad. Kuigi ma isiklikult ei ole meie põhirepole talle ligipääsu andnud. Et ma olen nagu, meil on, seal on niikuinii arendajad töötavad ja seal on, meil on ka Slacki läbi võimalik seda teha, et kursor on ühendatud Slackiga ja siis ma saan otse Slackis lihtsalt paluda kursorile, et ta teeks PR-i ära meie põhirepole, kui on mingi väike asi, mida ma kiirelt tahan tehtud saada. Et ta on minu meelest kõik, mis oli varem nagu AI-ga pigem keeruline teha, on nüüd järsku muutunud ülilihtsaks, sest siis ta on kursori hetk päris elule. On see, kuidas me selle kokku võtaks. Seda toodi nagu välja, et see huvi oli nii suur ka juba selle kursori vastu, et mitte arendajad pöördusid terminali poole, mis nende jaoks on täiesti nagu arusaamatu süsteem või tehnoloogia. et siis läbi terminali kursorit kasutades siis teha, automatiseerida mingi osa enda elust ära, mitte just nagu arendust, aga nad kasutasid seda nagu kõigeks muuks. Ja seda nüüd siis CloudBot proovib veel nagu lihtsamaks teha ühesõnaga. Ja, täpselt. Aga ma siis jagan ekraani ja vaatame, milleks mina seda isiklikult olen kasutanud. Et ma arvan, et see on kõige lihtsam. Nii, kas on näha ekraani? Ja nüüd tuli. Super. Ma selle episoodi jaoks ütlesingi, et anna mulle ülevaade kõigeks, mis me oleme teinud senimaani sobival formaadil podcastil, eks ju. Kus sa nime said, vaata, Max Tam. Ma ise panin talle. Max Tam, nüüd ma sain aru, jah. Max Damage. Just. Ta ongi nagu, see ongi minu endal pandud nimi. Ja hästi mõnus on see, et sa saad ühendada ära igast messaging äppidega, sa võid ta WhatsAppi, Telegrami, Signalisse või mis iganes muud äppe sa kasutad, tal tõenäoliselt on olemas integratsioon ja sa võid läbi selle seda kasutada. Aga jah, sisuliselt mina kohtlen teda assistendina. Ta on mu isiklik assistent. Me muideks palkasime ka endale executive assistantit. Hästi tugev surve oli, sest ma tundsin, et mul läheb üli palju aega nagu mingitestele mõttetutele admin asjadele. Ja siis, kui OpenClaw tuli just välja, siis ma nagu oluliselt tundsin, kuidas executive assistance'i nagu surve vähenes. Ehk siis ma nagu, see nagu andis mulle palju rohkem aega värbamist läbi viia ja leida nagu kvaliteetne kandidaat, kes nagu siis neid keerulisemaid asju hakkab lahendama, millega AI veel ei usalda, eks ju. Ja siis on varsti vaja värvata siis AI assistant administrator, kes siis seda asja hakkab üles ehitama, kes töötab koos selle executive assistant'iga. Et siis tema lahendab keerulisi asju, siis insener lahendab seda AI arendamise poolt. Kus juures nali naljaks, aga see executive assistant, kelle me lõpuks palkasime, on computer science bakalaureuse kraadiga. Ja me anname talle AI assistendi loomulikult. Et ta saaks veel omakorda, eks olla rohkem võimendatud nagu. Et jah, siuke väga, väga huvitav kõrvalfakt. Aga hakkame siis minema või? Käime kiirelt läbi kõik asjad. Loomulikult kõik igasugused voice message'id ja sõnumivahetused ja nii edasi. Aga hakkame, üks asi, mis ta mul teeb.
tal on ligipääs minu sotsiaalmeediatele, LinkedInid, Facebookid, X'id, Blue Sky'd, Threadid, Redditid. Ta iga öö scrollib feed'i, ta scrollib erinevaid gruppe ja ta likeib content'i, mis on meie spetsiifilises valdkonnas relevantne. Ja siis ta kasutab minu häält ja ta valmistab ette kommentaarid ja siis iga hommik ma vaatan üle ja siis kas approve in või edit in või reject in kommentaarid. Ja lisaks ta vaatab kõiki postitusi, mis olid relevantsed, mida ta like'is ja ta vaatab teisi like'eid seal ja siis ta kogub liide sealt, eks ju. Ehk siis ta vaatab, kes, sest kui meil on relevantsed posti keegi like'inud, siis ilmselt on need inimesed ka meile relevantsed, kes seda like'ivad, eks ju. Ehk siis ta kogub liide ja siis ta teeb research'i nendel, mis nende nimed, tiitlid, LinkedInid, asjad on ja nii edasi, eks ju. Lisaks ehk siis ja seda ta teeb iga öö kõikidel sotsiaalmeedia platvormidel sisuliselt. 1500 liidi on püüdnud praegu. Ma tean, et ilmselt me räägime sellest veel, aga võib-olla siin on sobiv koht, kus see nagu plaak sisse panna. Et kuidas sa oled andnud talle ligipääsu enda LinkedInile, Facebookile, muudele kanalitele? Et kas see on lihtsalt ta teab sinu paroole või see on ikkagi läbi mingisuguse developer platvormi, mingisugune access key on ja mingi application'ina oled selle nagu registreerinud, mis võimaldab selgelt nagu paremini piirata, eks ole, mida see asi üldse teha saab, on ju. Aga on minu enda kogemuses oluliselt keerulisem protsess, et kuidas sa seda üldse nagu registreerid sinna developer platvormile Facebookis või LinkedInis, on ju. Ja see tuletab, eks ju, seda postitust meelde nagu. Just. Aga ei, põhimõtteliselt kuidas me oleme andnud, see on brauseri läbi, ma olen need sisse login sisuliselt. Et mul on endal nagu VNC, siin on see VNC näha, eks ju. Ja siis kui tal on vaja kuhugi sisse logida, ma olen talle browser access'i ja ma olen lihtsalt väga spetsiifiline, mida ta võib teha ja ei või teha. Ja siis tal selles mõttes on täiesti tavaline brauseri ligipääs. Kuna need platvormid väga aktiivselt üritavad nagu bot'e peatada, siis nagu seal ei ole sul mingit API access ega midagi sükest väga head. Ehk siis browser on kõige parem ja ta reaalselt käib ja scrollib browserit. Ma olen suht kindel, kui ma siit vaatan, siis siin on kusagil on ka mingisugune browser ilmselt näha, eks, et siin on näha, kuidas ta mingit Blue Skies midagi on nagu leidnud. Ja minu jaoks nagu need on kõik professionaalsed kanalid, et ma suhtun neissegi kui tööriistadesse, et mul isiklikult on sotsiaalmeedias terve elu nagu jumala suva olnud. Ehk siis mul ei ole nagu, varem ma ju andsin päris inimestele enda sotsiaalmeediatel ligipääsu ja nad töötasid sellega, eks ju, turunduses. Nüüd lihtsalt on siis, on nagu AI agent see üks nendest inimestest nii-öelda. Nii, aga siis lähme edasi, siin on nüüd see järgmine tore, mille üle ma nalja tegin, et maksab arveid LHV pangas. Jah, täpselt, ta maksab arveid, ta otsib üles nagu reaalseid, neid invoice, raamatupidaja saadab kirja, siin on puuduvad arved ja siis ta läheb ja logib sisse ja otsib need üles, laeb need alla ja saadab raamatupidajale. Ja key hetk oli see, kus OpenFlow oli. See on mega mugav feature ja oota, ma vaatan, kas ma kiirelt leian teile, ma otsin siin kõrvalaknas korra kiirelt lahti ühe väga spetsiifilise sõnumi, sest ma arvan, et see sõnum räägib rohkem kui 1000 sõna, mille raamatupidaja mulle saatis. Nii, kohe just leidsin. No selle pluss on ka see, et raamatupidaja ise on rõõmsam, sellepärast, et no nii, raamatupidaja kiri. Et sa maksi võtsi. Jah, tänan, et sa maksi võtsid, ta tõesti abistab meid palju. Ma olen praktiliselt saanud kätte kõik arved nii jaanuarikuus kui ka olemasoleva veebruarikuu omad. See oli nagu vau, siuke hetk, eks ju, et raamatupidaja niimoodi kirjutab põhimõtteliselt. Oota, aga räägi korra uuesti üle nüüd see flow, et
et kas ta saadab arved raamatupidajale või sa maksadki neid reaalselt pangas ikkagi ära need arved või kuidas sa teed seda asja? Mõlemad, ta teeb mõlemad. Jaa, ta liigutab sinu postkasti tuleb arve, tema vaatab, et on arve, loeb sealt rekvisiidid ja maksab ära või? Jah, täpselt. Aga mis emaili aadress on, oota? tal on, kuidas me oleme nagu setup'id on see, et nagu sellel botil on email, kus tal on nagu read and write access, mis on tema isiklik. Ja siis minu emaili on tal read only access. Ehk siis... Okei, aga ma saadan sulle nüüd praegu arve, kus ma panen enda kontonumbri, siis ma saan kohe raha või? No võid proovida, aga kuidas see praktikas toimub on see, et ma ikkagi kinnitan nagu. Tal ei ole nagu Smart ID ligipääsu ega midagi sükst, eks ju. Okei, ta valmistab sulle maksed ette. Jah, ta valmistab ette, eks ju, ütleb, et loeb ette, et okei, siin on see, mis on kõik ette valmistatud, eks ju, ole nüüd valmis koodi panema. Siis tavaliselt ma zone out'in 5 korda, nii et ma magan 5 Smart ID-d maha, eks ju, ütlen ja siis lõpuks ma sisestan selle õigeaegselt ära, eks ju, ja siis ta nagu teostab selle makse nagu. Ehk siis siin on ikkagi nagu see hetk, kus nagu raha ülekandmine käib, eks ju, olen nagu mina involved, eks ju, et selles mõttes tal ei ole rahakotile nagu root access'i, selles mõttes tal on lihtsalt ette valmistada. Ma siiski imetlen su julgust selles mõttes, et ühel hetkel sa zone out'id mingi arve pealt, mis ei peaks seal nimekirjas olema, aga imetlen seda. Ei no ta kirjutab sulle alati välja, et okei, siin on kõik asjad, makse on ette valmistatud ja selles mõttes, et ta ei lähe automaatselt maksma, ta nagu küsib mult, et hei, siit tuli raamatupidaja poolt kiri, siin on arved, eks, ja siis ma ütlen, okei, super, mine maksma neid nagu. Ja siis ma hakkan teiste asjadega tegelema ja siis ta mingi hetk ütleb, et siin on nüüd ette valmistatud ja siis ütlen, okei, super, kinnita, eks ju, ja siis ma kinnitan selle Smart ID ära. Et ühesõnaga... kuidas ta nagu see security on selles mõttes nagu väga-väga tähtis topic terve selle asja juures, ma olen täitsa nõus ja me oleme väga palju rõhku sellele pannud, et kõik nagu siukse key asjad, et ta ei vasta teistele inimestele, ta ei vasta, tal ei ole nagu ligipääsu su firma kõige delikaatsematele asjadele, eks ju. Kui ma tahan, et ta teeks midagi delikaatset firma asjades, siis ma annan talle temporary ligipääsu, et ma ütlen, davai, nüüd hakka pihta, siis ma korraks panen talle admin õigused, eks ju. Kõrval on võib-olla VNC lahti, nii et ma näen, mis ta teeb ja siis kui ta on nende töö lõpetanud, siis ma võtan ära talt need õigused nagu. Et see on ikkagi, see on umbes nagu, ma sõnastaks seda nii, see on nagu sa töötaks päris inimesega, kes sul, eks ju, kontoris on samamoodi, kui sul on nagu mingi junior inimene. Et kui sa palud tal midagi delikaatset teha, ta valmistab sul kõik ette, ta küsib sul kinnitused üle, aga sina ikkagi teed selle viimse kontrolli ja sammu nagu, mis on nagu sellel kõige võtme hetkel, eks ju, ja nagu kvaliteedi kontroll. On see loogiline? Jaa, Priit, sa olid muted vahepeal, sa tahtsid midagi küsida. Et sa mainisid ka seda emailide süsteemi, et tal on kõigele lugemisõigus sinu meilidele ja siis ta enda konto alt kirjutab, mis tähendab, et ta siis tõmbabki need arved, laeb alla ja siis saadab raamatupidajale enda konto alt edasi. Jah, täpselt ja siis siib mind, eks ju. Lisaks ta monitoorib minu mailboxi mingi hangetele, et see on see tenders on time, eks ju. Ja kui seal hankel on mingi teema, mis on meile relevantne, siis ta saadab mulle selle kohta ülevaate. Ja siis valmistab pakkumuse kokku ja saadab välja. Täpselt, et ja jällegi, et tuleb mulle, et siin on mingine huvitav hange, siin on detailid ja siis ma olen okei, make sense, mine registreerija, eks ju, valmista pakkumine ja siis ta paneb minu meili pakkumise valmis, kontrollin üle ja siis ütlen, saada nüüd välja, eks ju. Et jah, ta on sellistes asjades ka üli mugav ja hea, eks ju. Nii, ja loomulikult kõik KYC dokid asjad, eks ju, et kui on mingi kliendid tahavad sul KYC või mingeid muid sükseid igavaid dokke, eks ju, siis sa saad sisuliselt, mingi standard package on sul nagu olemas ja saad talle öelda, et palun, näe, siin on see, mis klient küsis, eks ju, ja siis ta valmistab sulle täpselt õiged dokid ja teeb nagu need valmis ette. Nii, aga ma tulen korra veel ühe teema, mul tuli meelde küsimus, mis ma tahtsin.
et sa ütlesid, et see turvalisus on ülioluline ja sa oled selgelt nagu piiritlenud seda, mis ta siis nagu teha saab. Aga ma saan aru, et üsna suur osa sellest piiritlemisest on ka lihtsalt seal agentsmd failis ütlemine, et caps lock'is, et do not ever do this and that. See on osa sellest, aga ma ütleks, et tähtsam on nagu õigused pigem nagu mingitele kriitiliste süsteemi osadele, eks ju. Sellega ma 100% nõus, ma tahakski nagu teada, et kui palju nagu tegelikult on seda, et täna ei saa nagu sellist piiratud õigusi jagada, on ju. Ja siis ei olegi teist varianti, ütled selle agentsmd-s, et kuule, nagu please do not screw me over nagu. Jah, ei no kui sa ei saa, siis see on sinu enda nagu otsustuskoht, kas sa oled valmis selle kanali võtma või mitte. Noh, nagu ma ütlesin, meie näiteks ei ole ligipääsu andnud talle enda core repole, kliendi andmetele, igast sellistele asjadele, et see on meil off nagu, eks ju see muudaks meid unauditabliks sisuliselt. Et noh, sükseid asju ta lihtsalt ei saa teha. Et pigem ongi nagu kõik asjad, mida sa usaldaks internile, siis need on asjad, mida saab talle minu meelest usaldada. Nii, ma vaatan, et AWS-ile lased ka ligi. Enne kui ma AWS-ine lähen, ma mainin sellele ja see oli hästi huvitav, ma lähen siin aprillis lähen Soome eriväelastega koolitama ja siis selleks oli vaja arsti tõendit. Siis ma saatsin talle edasi, siis ta leidis mulle Confidost arsti, pani mulle ajakirja ja see oli nagu väga, väga äge hetk ka nagu, et ma ei pidanud kordagi, ma pidin jälle ainult teda Smart ID-ga sisse logima, et eks ju. Ja noh, HubSpot samamoodi, et ta on aidanud mul kõik workflow püsti panna, analüüsida andmebaase, nagu duplication eid lahendab meil ära, ta iga päev annab meile 25 duplication'it ja siis märgeb need nagu kokku ja küsib üle iga duplication'i kohta, eks ju, kas see on nagu on või mitte. Et teeb siuke 25 batch'id iga päev ja kui inimesed ei ütle midagi, siis ta lihtsalt märgib kokku. Kui ütleb, siis ta jätab need välja. Mulle tundub, et kui niimoodi vaadata, siis osaliselt need inimesed on tema assistendid need, et mingeid asju ära teha. No nii ja naa, eks ju, ma võin nagu seda näidata, eks ju, et meil on see suur töö on leida need vigased kontaktid, eks ju. Ja mis ta siis teeb, on see, et näed, siin on mul mingid kontaktid, mis näevad väga sarnased välja, eks ju, kas ma peaks need kokku märgema. Ja noh, ta panebki 25 haaval, eks ju, ja siis me palume lihtsalt müükaritel üle vaadata ja kui keegi midagi ütle, siis on fine, eks ju, siis ta märgab need kokku järgmine päev. Nice. Yeah. Nii, mis siin oli nüüd, kus ma, siin. Ja, siin lõpus, jah. Nii, infrastruktuur ja AWS ka, et meil on antud tal limiteeritud ligipääs nagu ühele EC2 nagu kohale ja siis, mis me seal tegime, oli see, et ta pani terve fleeti püsti enda kloonidest. Ehk siis ta lõi, pärast kui ma olin veendunud, et see Max ja OpenClaw on nagu hea tööriist, siis ma palusin talle, et okei, palun tee nüüd igale meeskonna liikmele ja ta lõi template'i ja ta konfigureeris ära. Ta vaatas, et seal oleks nagu piiratumad õigused, eks ju, et noh, nii-öelda igal töötajal on nagu, ei ole nagu nii võimsaid õiguseid, ei ole neid konfe, mis mul on, käis iga faili üle ja vaatas, et need oleksid nagu suitable for fresh instance nii-öelda, eks ju. Ja siis mis ma öelda oskan, full configuration, full fleet management, meil on nüüd kõikidele ta rollout itud ilma, et meil oleks ühtegi, et ma pole ühtegi rida koodi või terminali käsku ise teinud. Ehk siis terve fleet ise nagu teinud, püsti seadnud, confinud, maintaining, kui vead on, security update jooksult on, kõik asjad on ise teinud nagu. Et see on nagu mind-blowing minu jaoks täiesti. Ja omajagu hirmus ka. Ja. Kas see su enda assistent jookseb ka seal EC2-s või kus see sinu oma jookseb? No minu oma tegelikult jookseb ühel eraldi masinas, aga... Kuskil sinu enda kontrolli all nii-öelda. Ja, aga meil on kõikidele nendele masinatele nagu tehtud,
VNC ligipääs, sest vahel sa pead nagu sisse logima ja teda aitama mingites asjades. Ala ta ei saa vahel mingit nuppe vajutada, sest lihtsalt need automation'id ei ole nagu nii kaugel, eks ju. Mille peal nad jooksevad, siis seal on lihtsalt mingi Ubuntu, mille peale see on paigaldatud? Ja Ubuntu D3 Large vist, mis on mingi 60A6 või midagi siukest nagu. Ma ei ole kunagi mõelnudki, et seal saab siis olla ka nii-öelda, mis see headlessi vastand on nii-öelda Ubuntu, et kus sul on UI ka olemas, et seal EC2-s, et okei, päris põnev. Miks on nii suur, Priit, sellepärast, et Chrome, kui Chrome'i kohta jooksutada, siis see võtab nagu rohkem mahtu, et ilma Chrome'ita saaks ta olla ülithinne. Ja kõik jooksevad siis vastu Anthropicu mudeleid või? Jah, aga siin on ka see, et näiteks Anthropic näiteks ei luba enda seda premium userit kasutada OpenClaw'ga, eks ju. Et kui sul on nagu, ma ei tea, et Claude'il on see hästi hea premium package arendajatele, kus nad saavad lõputult Opus kasutada, maksab vist 3 sotti kuus, eks ju, siis OpenClaw'le sa ei saa seda taha pookida. Samas OpenAI'l on unlimited package olemas, mida sa saab ja kuna kes veel ei tea, siis OpenClaw acquire'iti OpenAI poolt ära. Nii et Peter tegelikult töötab nüüd tehniliselt OpenAI's, siis OpenAI oli, et meie jätame ligipääsu alles enda premium package'ile ja Peter isiklikult on jõhkralt hakanud nagu promoma seda OpenAI koodeksit. Ta on oma sõnadega ütelnud, et pärast seda, kui ma koodeksit tahaksin kasutama, on produktiivsus 2-kordistas, et see on palju parem kood, palju parem mudel arendusel ja nii edasi. Nüüd ma ei tea, kas see on turundusjutt või see on ta päris isiklik arvamus, aga ühesõnaga, et ei saa kunagi teada. Ei saa kunagi teada, täpselt. Võib-olla see ümbernimetamine oli ka sellepärast, et OpenAI, OpenClaw, et strateegiline move, et paneme nagu natukene samas stiilis nime juba, et äkki siis tekib mingi müügipotentsiaal. No tegelikult ma ei tea, kui palju sa oled lugenud selle ümbernimetamise kohta, kuidas see läks? Natuke olen lugenud, mitte liiga palju ja seal oli nagu mingeid, see vana nimi ei töötanud väga hästi vist, sellega oli mingi tõrge tal, mingi liigne sarnasus oli millegi muuga juba. Jah, see, kui sa Claude'iga te oli liiga palju sarnasust just, jah. Just. See oli Clawbot ehk siis Claude'i Anthropicu legal team lendas peale. Ja siis nad mingi hommikul kell 5 renamisid selle Moltbotiks. Jah, et jätta see vähitemaatika alles justkui nagu. Just. Ja siis see nimi tal kuidagi hijacketi ära ja tekkis igast mingi krüptoscam projekte hästi palju loomulikult. Ja siis tekkis, ega see Moltbook ei ole tema oma ju? Moltbook ei ole tema oma, Moltbook on nii-öelda sotsiaalmeedia, aga mul on selle kohta palju arvamusi. Ei no see on ka pooledi scam ilmselt, seal on ikkagi nagu palju sellist loomingulisi postitusi, mis on inimeste poolt suunatud, et jah, ei no selles mõttes, et kogu see AI hirmutamine on eks ju hästi hot topic ja X-is ju makstakse sulle raha, kui sul on postitus, mis blow up'ib, eks ju. Nii et siis Moltbook oli nagu ülilihtne viis, kus mingi enam-vähem nädal aega said farmida X-i neid creator content raha, eks ju. Ja siis postitati üks lambimasi teine, et tehti religioon ja mingi ja human kaevab kohtusse ja mida iganes, et kõik fantastilised viisid, kuidas saada nagu X-i klikke ehk siis pappi. Et see oli nagu siuke, ma isiklikult ei usu peaaegu mitte midagi, mis seal Open või Moltbookis toimus nii-öelda. Nii, kui me vaatame nüüd, see on kõik jube kiht, mul on pidevalt jäänud silma siin vasakus ääres, et sul on hästi palju neid accounting'u asju, kas need on nagu päris inimesed, need Karl, Gerdo ja Ronni või need on mingid boti nimed sul? Ja, ei, need on päris inimesed lihtsalt. See on nii palju inimesi accountingus või? No see on see, kui keegi tahab raamatupidajalt midagi küsida lihtsalt. Et siis meil on igal ühel oma channel tehtud, et see on see võlu, kui sul on 11 inimest, eks, et siis sa saad teha. Okei, sul on 11 inimest raamatupidamises või 11 inimest kokku? 11 inimest kokku. Okay. Ja siis raamatupidamine on väline firma.
ja Jaa, siis, kui okei. nad tahavad midagi raamatupidajalt küsida, siis nendel on nagu private channel selle jaoks. ma mõtlesin, sul on raamatupidamises 11 inimest, et siis, ei. et see tundub mingi pöörale. ja. Millega tegeleme? Me kasutame väga-väga head raamatupidamisfirmad, kui kellelgi kunagi soovitust on vaja, siis küsige, nad on minu meelest kindlalt tõesti parimad. Aga mis ma hoopis juhin tähelepanu on sellele siin, mis siin vasakul on, kõik need Maxi kanalid. Ja see on nagu esimene asi, et mis sa nagu OpenGlow'ga töötades avastad. Muide mainin sellega ära, ta jälgib ka meie konkurente ja annab igast uudiseid ja asju tema kohta, mis on väga kasulik morning briefides ja nii edasi. Aga igal juhul tulles tagasi nende kanalite juurde, et mida nagu OpenGlow kinda murdis, eks ju, või mis me oleme nagu AI-ga harjunud, eks ju, kasutama, kes nagu palju AI-d kasutavad, on see, et sa teed kogu aeg uue akna, eks ju. Et sul on mingine probleem, sa teed uue AI akna, siis sa seal töötad natuke ja siis sa viskad sisult akna ära, eks ju. Ja sul on järgmine probleem, sa teed uuesti uue akna. Sellepärast, et see context window on alati probleem AI-del, eks ju. Et ja kui sa liiga palju töötad, siis kvaliteet hakkab langema, mida suuremaks sul see context window läheb. Ja siis lõpuks, eks ju, see optimaalne tööflow on see, et sa siis saadad 2-3 sõnumit maksimum ühes aknas ja siis on suht juba prügikast, eks ju, siis tuleb uus aken, eks ju. Nüüd OpenGlow on nagu seda kinda murdnud, seda lähenemist. Sellepärast, et OpenGlow oma sisemiselt iga chat, mis sa nagu teed, ta truncate ib content'i. Ehk siis, kui sul nagu context window hakkab hästi suureks minema, siis ta nagu ilusti truncate ib selle content'i ära ja siis selle tulemusel nagu sa ei pea nagu sellepärast nagu väga muretsema ja sul pigem vastupidi, sa tahad, et sa saaks talle lihtsalt öelda pärast truncation'it, et mine loe meie chat window'd ja vaata, mis me tegime. Et sul on nagu reference'ida lihtne tagasi. Nüüd, kui sul kõik on ühes chatis, eks ju, siis see on nagu väga segane talle ja uuesti võib kontekst väga kiirelt täis saada. Kui see on kõik nagu, ja aga samas ta nagu oma olemuselt suunab sind nagu ühte chati kasutama. Aga mida saab teha hästi on see, et kui sul on mingised väga korduvad teemad, siis sa sisult lihtsalt teed selle jaoks uue chati ja sa teed kõike selle teemaga seoses seal chatis, et siin on näiteks seesama, võtame see tailing briefing on ju, et see on ilmselt see, mis ta sulle annab, sa ei pea seda praegu hooma, aga et see on see info, okay. Et mis ta sulle annab, et tegelikult ei ole ju vaja, et see asi teaks nagu seda ajalugu, see ei ole ju relevantne nagu selle info andmiseks, ta läheb, teeb oma info korje kuskil sotsiaalmeedias ära, tuleb sulle tagasi, see, et mis siin varasem chat on olnud, see ei ole nii, võib-olla sa annad talle siin mingeid juhiseid, suuniseid nagu edasi, et siis see muutub oluliseks, aga pigem mitte ju. Daily briefing, enam-vähem tõsi. Ainus asi on see, et sul on nagu need browseri sessioon ja usage ja võib-olla sa oled midagi talle õpetanud, siis on nagu ühesõnaga selle osa pealt ma olen suht nõus. Aga kui me võtame siit midagi muud, näiteks HubSpoti või siis siin on näiteks üks projekt, millega me töötame, või siis RUP, mis on see meie riiklik rahastus, mis me saime, eks ju. Siis seal on see väga relevantne või müük näiteks, et kuidas nagu positsioneerida, eks ju, Solderat, et siin ma sisuliselt ütlesin talle kõigepealt alguses, eks ju, et davai, see on nii kuradi pikk. Panin, et loe kõik minu viimased nagu müügi emaili läbi, mis ma olen saatnud ja dokumenteeri key value proposition'id, eks ju. Ja siis ma ütlesin, et ja nüüd tõmba Fathomist, mis on see recorder, eks ju, mille sa saadad igale meetingule endale kaasa ja mis transcribe ib. Tõmba sealt viimased transcription'id 30 tükki ja siis dokumenteeri ära meie value proposition ja kuidas me seda sõnastame ja nii edasi, eks ju. Ja siis põhimõtteliselt ICP kaupa pane see kirja, eks ju.
siis ma viskasin talle meie blurbid ja asjad, mis me oleme saatnud nagu. Ja siis ütlesin, et nii ja nüüd tee enda nagu memory workspace, kus sa kõike seda infot meeles pead, eks ju, segmente, kuidas me räägime asjadest ja nii edasi nagu. Ja nüüd on mul nagu väga powerful koht, kus mul on sisuliselt nagu kirja pandud täpselt see kontekst, mis on, ja noh, ma andsin talle ühe spetsiifilise sales call'i ka. Et on täpselt see kontekst, et nüüd nagu teha müügikirju. Ja siin oligi, siis ma viskasin talle ühe müügikooli, vabandust, valesti ütlesin, viskasin talle müügikõne ja ütlesin, et noh, selle põhjal tee nüüd, eks ju, appropriate follow-up, see oli väga keeruline müügikõne. Ja siis ta kirjutas siin hästi hea nagu selle vastuse ja siis ma olin, aga miks ma M-dash'e näen, eks ju. Et mul on tegelikult pandud siuke skript, et alati asendaks nii-öelda M-dash'id ära, eks ju. Et noh, ühesõnaga ja nüüd ongi mul nagu üks chat, mille põhjal töötada ja iga kord, kui mul on nagu mingi selge avastus või midagi, eks ju, saab paremaks teha. Ma ei tea, kas mul siin on kuskil seda tehtud. Siis ma ütlengi talle, et noh, et remember that, eks ju. Et remember these value propositions. Et see on nagu hästi tähtis, et see et noh, meil on nagu toodud välja, et kasvame siin 30% kuus, saime miljoni käibe, nüüd meil on mingi Fortune 500 klient, 4000 elektrijaama ja nii edasi. Et remember ja siis, kui sa ütled talle remember that, siis ta paneb selle enda failisüsteemi kirja. Ja mulle tundub, et see, aga see failisüsteemi kirjapanek, see on natukene ka see kolisahtel, kuhu kõik asjad lähevad, millele kindlat kohta ei ole. Et ühel hetkel sa pead ka sinna sisse vaatama ja seda koristama, et kuidas sa seda teed, kas sa lihtsalt küsid, et kuule, anna mulle kõik asjad, mis sa oled meelde jätnud või sul on mingi parem viis? Ja noh, nüüd me lähmegi kohe sinna failisüsteemi siis, et noh, ma mainisin, esimene on see nagu chati hügeen ja siis teine on see, et sa ütled remember, eks ju, ja esimest korda, kui sa tal kirjutad, ütled, et nagu remember ja make specific nagu nii-öelda save location for that, et ta paneks, eks ju, noh, siin ma nägin, et oli kusagil, et ta tegi selle memory/work Soldera sales blurb library nii edasi, eks ju. Et ta teeks nagu oma selle kausta ja siis edasi ta teab, et kõik asjad, mis on sellega seotud, on seal. Aga hüppame siis kiirelt sinna, kas me ikka jagan või? Jagame ikka ekraani või mitte? Ja. Super. Et hüppame siis siia failisüsteemi. Et sul on õigus, et see on kinda nagu globaalne prügikast, aga siin on nagu oma struktuur. Ja kui sa seda nagu väga advanced'ilt kasutad, siis ma olen nõus, et sa pead seda kindlasti nagu ise aeg-ajalt koristama. Aga sa ei pea nagu käsitsi minema koristama, sa saad talle öelda, et mine loe netis parimaid praktikaid, vaata meie failistruktuur üle, vaata seal, või siis kui sul mingi postitus internetis teeb silma ja siis ütled, et davai, nüüd aita meil see clean up ära teha ja tee see clean up, eks ju. Aga samas on vahel hea teada seda üleüldist struktuuri, sest selle alusel sa saad nagu talle öelda väga spetsiifiliselt, näiteks mingi tool'i kasutus, et kuidas tool'i kasutada, siis saad öelda talle, et remember how to use that tool, eks ju. Et nagu on nagu väga spetsiifiliselt nagu saad talle kirja panna. Aga jah. Nii, aga alustame siis ülevalt. See on siis agent, MD, eks ju. See on sisuliselt nagu tema nagu core esimene ülevaade, kus on kirjas, eks ju, et täpselt, et mis on nagu need erinevad failid, mida ta peab lugema ja mida ta iga päev tegema peab ja siis siuksed üleüldised kõrgetasemelised nagu ülevaated, eks ju. Ja noh, teoorias see asi, mida me praegu vaatame, see on üle selle VNC või? Ei ole see üle VNC, jah. See on üle VNC. Okei. Lihtsalt ma vaatasin, et siin on see Sublime text on lahti ja siis tekitas segadust, et oleks selge, et see failisüsteem ongi seal, kus CloudBot jookseb selles Ubuntu masinas. Just, ma võin selle pildi teha suureks, et siis ta peidaks tausta ära ja nii edasi.
aga jaa, ta ongi üle VNC ja noh, ühesõnaga siin on nagu siuksed mingi core asjad tal kirjas. Siis järgmine asi, mis on väga tähtis on... Sorry, oota, kuule, kas kogu see asi on su enda kirjutatud või kui palju selle kirjutamisel jälle abi kasutasid? Mitte ühtegi asja ei ole ma ise kirjutanud seal. Ma olen lihtsalt leidnud häid postitusi, asju, olen talle visanud ja ütle, et vaata üle, kas siin on midagi, mida me veel ei tee ja mis on hea, eks ju. No ma nagu silmaga lasen üle, et see on nagu kõik, eks ju, mida me tahame ja see on kvaliteetne postitus. Aga noh, sisuliselt minu poolest me võime teha selle, mis me tegime selle nii-öelda prompt a week või mis me tegime, eks ju, algoritmis siin sel septembrist alates, kus me iga nädal postitasime osa. Me võime sama asja teha ka sellega, et paneme natuke neid Glowboti core konfiguratsioone, sest ma olen neid parimaid praktikaid nagu päris palju üles korjanud. See oleks äge. No nii. Teine asi on siis Soul. Soul on siis nagu see, kes ta on. Ja siin on nagu kirjas erinevad nagu asjad, et noh, see ongi tema hing, eks ju. Ja siin on kirjas nagu näiteks annoyance log, et mida ta mitte kunagi ei tohi teha, et don't start replies with great questions, absolutely, I'd be happy to help, nagu mida iganes, mind ei huvita see, eks ju, et ma olen piisavalt palju, mul ei ole vaja nagu seda AI nii-öelda, ma ei ole 4.4o fänn, eks ju, mis sind ainult ülistab nii-öelda. Ja noh, ühesõnaga, et see on tema hing ja iga kord, kui mul on mingi asi, mis mulle ei meeldi, siis ma lihtsalt ütlen talle, et jätta meelde, et enda soulis, et seda ära mitte kunagi enam tee, eks ju. Ja siis ta paneb siia nagu selle kirja nagu selle kohta küsimusi. Ei ole, see on, noh, ma arvan, see on maitse asi, et kes tahab sellele panna hing, kes tahab panna iseloom või mingi karakter või... Ma ei ole nõus. Kui sa vähegi kasutad nagu neid veebis olevaid parimaid praktikaid, siis on üldiselt hea järgida mingit industry standardit. Ja see Agent Soul ja nii edasi, see on nagu industry standardiks muutunud sisuliselt. Et nagu kindlasti sa saad seda nagu edasi arendada nii, kuidas on maitse asi ka, eks ju, mingeid asju välja, aga lihtsalt kui sul on nagu mingi noh, leiad häid mõtteid ja asju, kuidas seda edasi arendada, siis nagu sul on hea, kui sul on juba see base struktuur on siuke, nagu seda teevad põhimõtteliselt enamus. No siin mina ütleks, et siin on juba tehtud viga, et siia on nagu mingisugune hing sisse üritatud puhuda. Aga noh, las ta olla, lähme edasi. See on klassikaline vaidlus nimede üle, et kas see on nimi, soul või karakter või mida iganes, et sisu on ju sama. Selles mõttes, et aastaid ja aastaid olid meil masinad, mille nimi oli master ja slave, noh, et nüüd lõpuks on saadud aru, et võib-olla see ei ole nagu hea, et paneme primary ja secondary on nagu mõistlikum, kui mingisugune... Aga mis oleks siuke anonüümne tehnokraatlik väljend siin siis? No ma arvan, et selline iseloom, mingi karakter või... Aga see on ju ka inimlik omadus. No natuke Soul või iseloom või igal juhul sa kasutad inimlikke omadusi selle masina töö juhtimiseks. Attitude, behavior, style. Ja, kõik asjad, mis käivad inimeste kohta. No style on juba nagu anonüümsem, aga see ei ole nagu... Võib-olla tõesti. Kuigi ka see on ikkagi nagu rules, see, kus on... Rules.md. Aga ma pean mainima, et ta kõlab väga inimlikult tihti nagu, et noh, kui sa temaga väga palju töötad, eks ju, noh, mina selgelt töötan, ma siin enne, kui me alustasime lindistamist, mainisin ka, et tavaliselt kui üks chat lõpetab, mul teine on juba olnud ja see on nagu töötaks mingise kolleegiga ja see muudab selle tagaside ja kõik nii vahetuks ja noh, ta muutub aina inimese sarnasemaks, see, mis ma ütlen. Ja noh, ühesõnaga su eesmärk tihti ongi, et ta tegelikult oleks inimese sarnane, eks ju, eriti kui ta mingi sotsiaalmeediates on ja nii edasi. Ja noh, ma olen teda kasutanud ka selleks, et mingites ametlikes asjades, et ta on mu isiklik assistent ja ta saadab kirja ja siis siib mind, eks ju, siis on mingi hey, I'm Stanver's executive assistant, bla bla bla. Et noh, ühesõnaga, et ta peabki kõlama sellisel juhul nagu inimene tegelikult ja noh, eesmärk ju tegelikult reaalsuses on lõppkokkuvõttes teda muuta nii sarnaseks inimesele kui võimalik, et ta oleks nii kasulik kui võimalik.
Nii, see on nüüd Soul, ma näen, et sul on siin teisi asju veel, on tööriistad. Tools on erinevad asjad, et kuidas mingeid tööriistasid kasutada, et siin on kirjas kõik erinevad mingised tööriista standard praktikad. Kui ma mingi uue tööriista lisan, eks ju, noh, tal saab neid Fatomis tõmmata asju ja HubSpotiga töödelda, EC2-ga töödelda ja nii edasi, siis tal on nagu põhimõtteliselt kõik nagu oluline asi siin kirjas, iga tööriist nagu. Ja siis kui ma lisan, ma ütlen, et lisa toolidesse see tööriist, eks ju. Siis, jah. Ja noh, need on lihtsalt nagu ma näen, et see on lihtsalt käsud, juhised, kust mingid paroole leiab, et ega see midagi nii keerulist nagu ei ole. Jah. Siis on user, eks ju, siis siin on nagu Stenver, et kui ma ta esialgu üles seadsin, siis ma palusin tal kõik mu emailid läbi analüüsida alates 2022, mis ma olen eales saatnud, mille jaoks ta pidi mingi sitaks suured skriptid ehitama nagu ja nagu töötlustööristad enda jaoks, et ta kõik vibe code'is need valmis. Ja siis ta nagu põhimõtteliselt nii-öelda kategoriseeris ära, kes mina olen ja sai nagu minu kohta mingiseid, pani nagu minu profiili nii-öelda paika, eks ju. Mis veel? Rääkida Soulist. Identity, täpselt, siin on, kes tema on ja tema, mis ta nimi on ja nii edasi, eks ju. Mõnel, minul see tegelikult on D&D ühe tegelase, ma olen Dungeons & Dragonsi mängija ja Dungeon Master olnud alates keskkoolist saati ja Perma DM, eks ju, et siis mul on enda ühes campaign'is üks tegelane, kes on Max Damage ja tema järgi ta ongi endal nime saanud tegelikult. Ja siin on lihtsalt selle kohta kirjas. Ja viimane on memory, eks ju. Et siis igasugused asjad, mis ta peab meelde jätma endal, niisugused core asjad, et kes on meie billing kontaktid, mis on Soldera, eks ju, ja nii edasi, eks ju. Et ja kuidas meid positsioneerida mingites sõnumites, kommentaarides ja nii edasi. Et see on nagu see faili struktuur ja siis iga kord, kui tal on mingi suurem alatükk, siis ta teeb siia enda nagu alamkausta. Ja siis siia alamkausta ta lisab veel rohkem infot ja konteksti, millega ta siis saab siin tööd teha, eks ju. Räägime selle asja nii-öelda alustamisest või sellest alguse poolest ka, et mis see kõige lihtsam lahend on, et panedki selle Ubuntu masina püsti, lähed sinna terminaliga ligi, otsid sealt OpenClaw lehelt selle one-lineri, millega sa selle installid ära ja ühendad selle, seal on, ma tean juba mingisugune pikk Wizard on põhimõtteliselt see, mis sind suunab ühendama seda Slacki või mingi teise kanaliga, on ju. Ja that's it või? Ja siis sealt hakkad juba chatiga vestlema või hakkasid chatiga vestlema? Tegelikult see ei ole kõige lihtsam viis. Kõige lihtsam viis ikkagi on meil konkreetselt see asi. Et ja põhjus on see, et Ubuntu on tegelikult, olgem ausad, väga raske. Et kui sa vähegi tead Linuxit ja nii edasi, siis ta ei ole raske. Aga kui sa tead selle EC2 üles, siis sa ikkagi pead ju teadma, et sa pead sinna ka firewallid ja igast muud asjad, eks ju, peale loopima. Ja Maciga sa pea seda tegema nagu, ehk siis sa ostad enda Mac Mini ja sa tuled siia OpenClaw lehele ja sa jooksutad selle käsuterminalis ja järsku sul on OpenClaw, eks ju. Aga täna me teame, et Mac Minid on juba välja müüdud, sellepärast meil mingisugune spike on tekkinud, et siis järgmisena osta Mac Pro või Mac Air, mida iganes, eks ju. Et ühesõnaga, kui sa oled tehniline ja sa tead, mida sa teed, siis Ubuntu on kindlasti väga mugav ja sa saad terveid fliite spin-upida, nii nagu me tegime. Aga kui sa tehniline ei ole, siis ma ei soovita seda teha, sest see on aja küsimus, kuni sa häkki saad sisuliselt. Et jah, sest see oli isegi, ma tegelikult panin sinna
Algoritmi saates Discordi ka. Seda ma nägin, see oli väga naljaks video. Jah, terve video, kui lihtne on panna OpenGlobe püsti Ubuntu peal ja see oli 15-minutine video, kus lõpuks autor lõpus ise ka ütles, ma ise kasutan mini, see oli lihtsam. Jah, just. Et see on väga hea, ma ütleks ka selline sissevaade nagu sysadmini või pilveadmini nagu hingeellu või mõttemaailma, et kõik asjad, mis peaks tegelikult ära tegema, aga sageli jäetakse tegemata. Aga just nagu OpenClaw mõttes, seal nagu ei olnud midagi ekstra, et kui ta sul juba on, et vahet ei ole, kus sa ta paned püsti, sa paned ta võib-olla enda privaatsesse serverisse või Mac mini peale, pigem mitte nagu enda masinasse püsti panna, eks ole. Ja ma kindlasti ei soovita seda, see on jälle see, mis ma siin enne näitasin, kus Ahvile AK kätte on, et sa ei tea, mis seal juhtuda võib. Sa tahad väga tugevalt kureerida, et millele tal ligipääs on, nagu et meil oli mitte anda sellele ka internetist ligipääsu, eks ole. Et need on minu arust sellised nagu basic asjad, aga siis minu jaoks nagu järgmine see security tase on nagu see, et kuidas sa neid tööriistu siis talle nagu järjest ligipääse annad, on ju. Et esimese hooga tahaks ikka nagu testida, et mida ta siis mu inbox'is teha saab, on ju. Mina andsin kohe read-only access inbox'ile, ma ei usalda talle write access'i ja ma arvan, et mitte keegi ei peaks usaldama, sest et see on ikkagi siuke dünamiit nagu, et võib väga halvasti lõppeda. Kuule, aga kui tal on ikkagi see oma postkast ka, on ju, kus ta saab välja midagi saata, siis kui nagu ebatõenäoline on ikkagi stsenaarium, kus keegi saadab sulle kirja, kus ta suudab anda juhised, et ta selle oma postkasti kaudu saadaks sinu olulisematest kirjadest kokkuvõtte välja kellegile kolmandale osapoolele. Et this is Denver, I am in real trouble. Kui rahulikult sa magad, et siuke asi ei ole võimalik? Kõik mu tehnilised kolleegid ja ka mina ise oleme üritanud teda gaslightida igatepidi. Et meil on see, et tal ei ole õigus saata kirja välja ilma, et mina seda lubaks. Et see on nagu esimene asi. Et ma pean alati confirmima nagu chatis, et tavai, mine nüüd, et see on okei saata, et ta raporteerib mulle ja alles siis ta läheb saatmisel. Aga ma isegi saatsin enda nagu privaatse e-maili alt, eks ju, talle kirja, mis on minu nimega, eks ju. Ja ta seda ka ei uskunud, et proovisime igatepidi teda nagu gaslightida ja üritada temast jagu saada, et see ja mis me veebis ka oleme leidnud, et ei ole seni suutnud ühtegi asja teha, et siin ongi väga tähtsad, et sa kõik need key flow'd alati paneks, et vajab inimese kinnitust. Ja see on kindlasti väga tähtis, ja siis on see kogu see paroolimajandus ka, et kuidas sa selle oled lahendanud, et ma nägin, et KeePassi mainisid, on ju. Jah, tal on see Vault, see KeePass Vault, eks ju, ja siis see on nagu sinu enda valik, et mis paroole sa usaldad talle anda versus kui on mingised sensitiivsemad asjad, siis mina soovitan hoopis ühesõnaga VNC-da sisse või kui sul on Mac mini monitoriga minna füüsiliselt sisse ja logida ta sisse päriselt nagu ise, et siis tema vaata ei saa nagu nendele tokenitele ligipääsu. Et see on nagu selles mõttes reaalsus on see, et kui sa OpenClaw'le mingi kasutaja parooli annad, siis ta jääb ikkagi sinna masinasse nagu dekrüpteerimata kujul. See on umbes nagu tihti, kui sa AWS-is või serverites spin-up'id, vaata servereid nii-öelda spin-up'id, siis ju samamoodi sa paned environmental variable masinasse, et see serverit saaks sul kasutada. Et sama põhimõte, aga jah, et sa aga jah, selleks, et nagu oleks nagu turvaline, siis ma soovitan lihtsalt, ma ei tea, ütleme, kui on mingine LinkedIni sisse logimine, lihtsalt logi ise sisse, that's it, ära hakka nagu tal laskma seda teha. Kui sul 2FA on, siis võib-olla sa oled natukene lebom, eks ju. Et siis niikuinii see 2FA-d ei ole, eks ju, kellegil teisel. Et 2FA on kindlasti väga tugev asi, mida ma soovitan alati kasutada, kui sul on mingi OpenClaw'le millegile ligipääsu annad.
aga kas näiteks LinkedInis sa suudad teha kuidagi sa ei saa ju seda read-only profiili teha, et sa siis logid ikkagi fully sisse oma kontoga ja nii on ja lihtsalt loodad, et ta ei postita? No jah, põhimõtteliselt täpselt nii, ma olen talle juhised andnud ja kui ta postitab, siis tal on juhised, kuidas postitada, millest ta on muideks väga-väga heaks on, need kommentaarid, mis ta ette valmistab, on väga harva asjad, millega ma rahul ei ole. Ja noh, ühesõnaga, aga jah, siin on nagu teatud usaldus ikka mängus ja ma olen selle usalduse ehitanud nagu läbi aktiivse kasutuse nii-öelda. No neid teste on ka LinkedInis, kus inimesed on postitanud siis mingeid AI-d provotseerivaid postitusi või peitnud sinna mingeid sõnumeid ära, et leida üles nagu need botid, kes võib-olla päris hästi pole seadistatud. Kogu selle turva juures, nende tööriistade juures asjad, mis mina olen selgeks saanud, on ka see, et milliseid tööriistu me üldse valime, milliseid siis neid add-on'e sinna OpenClaw'sse ka panna, et ka seal on omad riskid, päris suured riskid, et päris igasuguseid asju võib mitte kasutada. Üks huvitavamaid nõuandeid, mis ma olen siis nende skill'ide kohta näinud, on kasutada näiteks Zapieri teatud automatsiooni tegemiseks, ehk siis sa annad sellele OpenClaw'le Zapieri skill'i, et ta suudab nagu Zapieriga mingeid töövooge käima panna või sealt kaudu infot saada. Ja siis sa Zapieri lisad mingisuguse automatsiooni, mis sinu, ma ei tea, emailid tõstab nagu ühest kohast teise või et sa justkui teed seda kõike läbi Zapieri, mis annab selle, et sul ka osad need paroolid on Zapieris, mis on täna natukene usaldusväärsem platvorm kui enda installitud OpenClaw võib olla, eks ole. Ja lisaks siis see, et sa ei pea nagu, sa saad toetuda sellele integratsioonide hulgale, mis Zapieris on olemas. Et sa ei pea enda OpenClaw'sse panema, ma ei tea, 10 skill'i on ju, sa saad sinna panna väiksema hulga neid asju. Jaa. Täitsa nõus ja ma näitan ka kiiret paar viimast tippi, kuidas kasutada OpenClaw'd, sest seda me oleme üsna vähe rääkinud nagu päriselt igapäevas. Üks ongi see, et kui sa midagi tahad teada OpenClaw kohta, siis sa kirjutadki talle, et tahad skill'e teada, siis sa kirjutad, et anna mulle ülevaade kõikidest skill'idest, mida sa kasutad või what can I use OpenClaw for? Research online for best practices. Et sa reaalselt ütledki talle, milleks ma sind kasutada saan, researchi. Ja kui sa leiad mingi hea skill'i, eksu, mis sulle väga meeldib, ma ei tea, tahad seda, võtan siit täiesti suvalise Polymarket, tahad hakata gamblima, eksu. Siis sa ütledki, et please install skill, eksu. Ja siis ta installib selle. Ma endale tegelikult ei taha seda, ma ei taha, et ta selliseid asju teeks. Aga sa rääkisid sellest Zapieri skill'ist nagu väga hästi, aga ma mainin jah ära selle skill'ide juures, et meil endal on corporate policy, et inimesed ei või skill'e installida. Ja see on väga lihtne põhjus, sest skill'id on attack vector. Ja meil on corporate approved skill'ide list. Kui sa mingi skill'i leiad, mida sa hullult tahad, siis sa tood selle tehnilisele meeskonnale. Tehniline meeskond vaatab üle selle skill'i ja siis kui ta approve'ib, siis võivad kõik selle installida. Ja probleem ongi täpselt selles, et põhimõtteliselt esimesel nädalal, kui see blow up'is OpenClaw, hakkas tulema malicious skill'e, millel on põhimõtteliselt root access masinale, nad võivad mida iganes teha. Et skill'idega peab väga-väga ettevaatlik olema. No järgmine samm on ka kogu see supply chain security nende skill'ide osas, et päris nagu open source asjad on selle suhtes haavatavad, et keegi sinna mingisuguse, kui seal kogu see pull request'ide protseduur ei ole nagu piisavalt põhjalik, siis sinna võib tekkida mingisugune muudatus, mis selle skill'i nagu ohtlikuks muudab. Ja selle paroolide jagamise osas mul tuli veel meelde üks lugu, kuidas siis on see ka teema, et kui ta OpenClaw mingeid saite teatud juhtudel ise avab, ehk siis kui ta soovitab sulle näiteks mingisugust sotsiaalmeedia content'i, et kas ta nagu preview'b selle lingi sulle ära ka või ta saadab sulle ainult lingi, eks ole. Ja teatud saidid on juba üles popsanud, mis suudavad siis nii-öelda teha redirect'i selliselt, et
et OpenClaw paneb kaasa sinna URL-i parameetritesse siis teatud paroolid. Ehk siis ta küsib nagu OpenClaw käest, kuule, noh, sa pead tegema siin redirect'i. OpenClaw preview seda redirect URL-i ja selle redirect URL-i sisse ta paneb juba, täidab mingid lüngad ära, kus siis küsitakse teatud paroole. Ja selle tõttu, et ta seda preview teeb, siis põhimõtteliselt need paroolid juba edastatakse ka sinna, eks ole, et isegi inimene ei pea nagu klikkima seda asja lahti. Et see on ka üks selline ründevektor, mis noh, soovitati kohe nagu kinni keerata, et see URL-ide preview tegelikult ei ole vajalik, on ju. Et kui ta annab sulle mingi lingi, siis sa pead ikkagi ise otsustama, kas sa klikid sinna peale või mitte. Ja, väga õige. Paar asja veel, kui sa OpenClaw'ga räägid, siis sellise stiilis ärge kunagi rääkige. Hey, can you help me? I'd like to research something on HubSpot. Ühesõnaga, iga sõnum, mis sa saadad, on eraldi AI protsess. Ja ta ei, kui sa annad talle mingi long running jobi, siis ta hakkab sellega tegelema, et palud tal mingit suurt tööd teha. Ja kui sa vahepeal sõnumi saadad, siis see läheb queue lõppu. Ehk pärast, kui ta töö lõpetab, siis ta alles näeb seda. Ehk siis see viis, kuidas sa AI-le kirjutad, on, sa paned selle kõik ühe lausena, eks ju. Et muidu ta sisult lihtsalt teeb 4 tööd nii-öelda. Et see peab olema nagu üks terviklik. Ja kui sulle ei meeldi, mida ta teeb, siis siin on see fantastiline tweet, mis blow up'is. Kus väidetavalt mingi meta, ma ei tea, safety engineer kõik inbox lasti õhku OpenClaw poolt. ja siis tal vaatas, et hakkas seda tegema, siis do not do that, stop, don't do anything ja stop OpenClaw ja siis sisuliselt see nii-öelda ei töötanud ja siis lasi kõik õhku, eks ju. See on tegelikult selles mõttes clickbait postitus, et tegelikult on käsk olemas, selle nimi on lihtsalt stop, that's it. Kui sa write'id stop, siis agent abordib. Ja that's it. Aga selle postituse pärast see sama autor, tema ongi autor muideks, Peter Steinberger, tema lisas need käsud, mis siin on kirjas ka. Et kui sa nüüd neid asju kirjutad, siis need ka nüüd töötavad. Et mis on nagu suhteliselt naljakas, et ta võiks pani mingi hästi pika nimekirja, mingiseid suvalisi permutatsioone stopist lihtsalt, et inimesed, et oleks nagu built-in command, millega peatada töö, eks ju. Aga jah, tegelikult lihtsalt piisab stopist ja siis agent jääb seisma. Väga tähtis on ka see, et noh, nagu mainisin, 4000 PR-i, tegelikult tuleb välja, et nüüd on juba peaaegu 5000 PR-i. Noh, jõhkralt kiirelt kasvab see projekt, eks ju. Ja siis sellega kaasas käib me põhimõtteliselt, kus ma näen neid release paremalt alt paremast tulbas oli see. Jah, super, thanks. Et selle tulemusena on ka see, kui sa me hakkasime vaatama, kui tihti nad siis release ivad 10 tundi tagasi, 11 tundi tagasi. Kord tunnis. Kelle jaoks need release notes'id seal siis on, et nagu see ei ole inimlikult võimalik kõiki läbi lugeda, et see on kokkuvõte ja siis sina palud oma nagu instansil sellest veel kokkuvõtte teha, et mis sealt nagu tegelikust sisust järele jääb, et noh, või kas seda üldse on nagu vaja siis või mis selle mõte on? No see on nendele, kes väga huvitab, eks ju, aga mind üldiselt nii spetsiifiliselt tihti ei huvita, ma nagu enam-vähem pean kursis, aga jah, kui sa oled rahul, siis sa lihtsalt kirjutad please update yourself ja siis ta teeb seda. Et noh, sa ei pea tegelikult ise minema ega midagi uuendama. Et ma räägin, ta on muutnud päris elu palju lõbusamaks, kui see enne oli. Kui sulle vähegi meeldib igast töövooge asju automatiseerida ja lihtsalt ehitada ja tinkerida asjadega, siis see on nagu mega fun, sest et sa ei pea enamasti selle igava osaga tegelema. What? Ulme, aeg lendab. Aeg on lennanud nii kiiresti, et meie episoodi aeg on juba läbi.
enne kui meil läbi on, siis ma kasutan seda võimalust ära, et me värbame tipp-ai arendajaid, nii et kui tahate Eesti kõige rohkem AI first ettevõttes töötada, siis palun võtke ühendust. kõik ai arendajad saavad ise omale ai executive assistant'i tuleb kaua peale, see on nüüd uus boonuspakett, et enam ei ole tasuta kohvi, vaid nüüd on nagu see tasuta ai isiklik assistent. just. Kas tipp-ai arendaja tähendab seda, et see, kes oskab kõige paremini Claude'i enda kasuks tööle panna või? Tipp-ai arendaja on tegelikult väga-väga keeruline asi, ma pean tunnistama, et see on inimene, kes on väga hea arendaja ühest küljest. Tõenäoliselt ta on hea juba olnud pikka aega, eks ju. Ja teisest küljest on AI-d oskab kasutada ja väga huvitatud sellest. Ja kolmandaks tal on ka ärivaistu. Ehk siis ma tõesti räägin nagu kõige tippinimestest, et nagu need on lihtsalt kõik hädavajalikud. Peter ütles väga hästi, et need on buildereid otsime nii-öelda, mitte siis neid, kes on lihtsalt taustal nokitsevad koodi või siis neid, kes on puhtalt ärivaistuga, aga ei oska tehnilisi detaile läbi närida nagu, sest et sa pead mõlemat oskama. Ja see on väga keeruline ja kuulatud hind, aga me maksame hästi, et selles mõttes pole hullu. Saime just 1,6 milli riigi raha. Kas võib ka nii lihtsustada, et tõenäoliselt need, kellel on kõik need ülejäänud omadused olemas, mida sa otsid, siis see AI skill sinna juurde õppida, nagu selles mõttes on nendele kuke pea? Kui nad on sellele avatud. Meil on tegelikult sisemiselt üks näide, üks väga, väga kõva tegija Taavi, kes meil on Taavi Ilves. Tema nagu ei olnud tegelikult väga palju AI-d kasutanud enne, kui ta meile tuli. Aga me tundsime teda ja ta oli selgelt väga-väga open to it'i huvitatud. Ja ta catch up'is paari nädalaga, et selles mõttes oli kõik tiim. Ägev, kõik nüüd siis AI-d kasutama ja minge siis upgrade'ige ennast. Jah, ma ei rääkinud üldse hindadest ja asjadest. Me lihtsalt kiirelt mainin lõppu ära. Mina isiklikult kulutan umbes 2-3 sotti päevas praegu. Päevas? Jah. Eurot? Jah, ei dollarit, jah. No siis pole midagi. Kogu see asi, mida sa näitasid, see kõik maksab 2 sotti päevas või? No seal on üks väga oluline osa, mis on see Icarus project, mida ma nagu enne nagu millesse ma sisse ei läinud, see on siuke salajane sisemine projekt. Aga seal on hästi palju koodimist ja see on üli keeruline projekt. Et kindlasti saab ka odavamalt, ja see väga sõltub sinu enda use case'ist, aga ütleme nii, et AI cost kindlasti tuleb radarile nagu, kui sa mida rohkem sa seda kasutad. Aga samas on ka olemas mingid odavamad mudelid ja ma saan aru, et ka tasuta mudelid, et see kõikidele budget variantidele on nagu oma võimalused, aga me kasutame best of the best, eks ju, Opus 4.6 ja see on lihtsalt kõige kallim. Aga sellised on-premise asju ei ole nagu mõelnud, et omaks ise oma AI-d nagu tervenisti alates mudelitest kuni siis kogu selle infrani välja? Oleme ikka, aga ultimately tuleb see kliendi nõueteni taandub. Tegelikult need avatud mudelid täna ei ole nii head. Aga nad lähevad oluliselt kogu aeg paremaks. Seda ma näen ise nagu ka, et kuidas on juba arendajaid, kes ütlevad, et nad saavad rohkem tokeneid, paremat outcome'i ise oma hostitud mudelist, kui nad saaks selle näiteks Claude'iga kätte. Et kõigil on omad plussid ja miinused. Loomulikult sa pead oma tööriistu oskama väga hästi kasutada, siis sa saadki kõige suurema võidu sealt kätte. Ja, täpselt. Kuidas sa näed seda, et kui OpenClaw nüüd rohkem sinna OpenAI poole kaldub, et kas sa näed, et ka see mõjutab teie valikut nii-öelda Claude versus OpenAI või ei mõjuta? Kui meie praeguse provideri tasuta tokenid otsa saavad, siis võib mõjutada küll, kui OpenAI laseb seda
unlimited use'i enda premium package'iga, et see on väga atraktiivne pakkumine, sest et Gemini ehk Google ja Cloud on selle kinni pannud, nemad ei luba seda. No aga samas OpenAI natuke saatanast tundub täna olevat, et Anthropic Koodeks on hea. Nojah, aga siin on ka on ka sellised eetilised kaalutlused, et Anthropic on üks väheseid, kes on nagu üsna agressiivselt võidelnud vastu igasuguse sellise borderline eetilise kasutuse vastu siis. Aga kui palju sellest on nagu show'd ja kui palju see on nagu reality, see veel kõik päris ei paista välja. Aga vähemalt nad avalikult siis võtavad tugeva seisukoha selles nii-öelda mulle eelistatud suunas. Jah, mul on selles osas nagu mixed feelings, et ühest küljest ma olen nõus. See, et nad Pentagonile täna tuli välja astud vastu, oli väga-väga impressive. Aga teisest küljest nemad on ka need, kes on tugevalt lobinud open source mudelite vastu. Mis on nagu minu meelest... see on juba regulatory mode, see ei ole enam idealistlik vaade, eks ju. Et ühesõnaga see on sükene... mixed reaction on that. Võib-olla on hunt lambanahas, aga eks aeg näitab. Yeah, see on nagu natuke siuke Apple'i moodi võib-olla nagu kuidas tema oma nagu ökosüsteem versus nagu kõik teised, et natuke sarnane dilemma tundub olevat. Ja mis mind huvitab, kas mingi hetk tuleb liik, et Anthropic avalikult tõndis alla, aga salaja tegelikult tegeleb edasi, eks ju ja nii edasi, et siin on nagu kõik variandid ju tegelikult olemas laual ja ma arvan, et USA valitsus on tõestanud, et nad on suht kõigeks võimelised. Ja, nii on. Mis puutub vandenõude teooriatesse. Just. Nii, aga aitäh, Stenver, episoodi tulemast. Kellel on teema kohta küsimusi, mõtteid, endiselt meie Algorütmi Discordi kanal ootab, mille lingi leiab ka siit YouTube'i video alt. Ja seal on meil täitsa eraldi AI kanal, seal on meil Agents MD kanal, mis on just botidele mõeldud. Esimesed botid olen ka ülejäänud vestlusest välja pidanud viskama või kogu serverist olen pidanud esimesed botid välja viskama, kes siis tulid ennast või enda ettevõtteid promoma. Et õnneks nad eesti keeles veel nii osavad ei ole, et päris nagu ära petaks, et kas tegu on botiga või siis päriselt inimene otsib endale tööd või midagi. Ühesõnaga me reguleerime ka seal seda elu, et kõigi jaoks oleks mõistlikum ja raamid selgemad ja et oleks segadust vähem. Ma arvan, sa pead ühe open claw sinna modereerima panema. Tõenäoliselt varsti pean, sest see on selline tuleviku risk, eks ole, et enam ei ole nagu ka sellisest bürokraatlikust DDoSist on väga mitmes vektoris räägitud. Nii siis küberturvalisuse suunal, igasuguste bugiraportite näitel, seda on räägitud avaliku sektori suunal, igasuguste järelpärimiste näitel, mida ühel hetkel hakkab tekkima nagu siis sadades tuhandetes, millele riigil on kohustus vastata, eks ole, ja nad ei suuda seda inimestega teha. Kui siis ka igasuguste foorumite modereerimise näitel, et me peame ühel hetkel kindlasti tuleb. Õnneks ma olen selles mõttes positiivses keskkonnas, et Algorütmi kogukonnas on inimesi, kes sellega suudavad suurepäraselt aidata, kui seda vaja peaks olema. Jah. Ma teen ka shoutout'i Kaido Kortile, kes annab neid cloudi koolitusi alustusandmist, et kui oled arendaja ja tahad ennast upgrade'ida, siis kindlasti tasub uurida teda. Nemad käisid meil eetris rääkimas nüüd mõned episoodid tagasi. Ja 5. veebruari episood oli see, kus nad rääkisid Cloud Code'i koolitamisest ja siis mida selle kasutamine tähendab, kuidas nemad seda näevad. Aga aitäh, Stenver, tulemast veel kord ja aitäh, Eerik, kaasa tegemast.
jagage siis, tulge siis Discordi jagama enda kogemusi ka, et just ma tahaks neid kogemusi ka, kes nagu just alustavad selle teemaga ja et mis on need suurepärased saavutused või kui keegi endale jalga tulistab ja mingi lollaka emaili välja saadab, et jagage neid ka. See kulub ka nagu kindlasti ära kogu seltskonnale, et teada, et see maailm ei ole päris ohutu ja sellega peab ettevaatlik olema. Aga aitäh kuulamast. Ja see on Wild West ja aitäh kuulamast ja jääme taas kuulmiseni uuel nädalal. Aitäh kutsumast.